Täitsa paanikas. Ei ole. See ei ole see, mis sa arvad, et see Ma tean, et see magedalt ei teeks seda. Tee lahti see. Wow! Ma ei tea, kas sulle meeldivad siuksed? DC oma. Kas see veel nagu firma, mis eksisteerib või? Mis see peale on kirjutatud? Milline déjà vu on istuda siin magamistoas 24. detsembri hommikul. Ma nii hästi mäletan, kuidas ma eelmine aasta alustasin siit oma blogi ja andsin edasi enda pühade tervitused. Ja täna ma olen siin samas kohas. Voodi on küll teistpidi, aga ma võiks öelda isegi, et see tunne südames on kuidagi veelgi tähendusrikkam, kui ta oli aasta tagasi. Mitte, et siis oleks midagi halvasti olnud, aga miskipärast on nii mõnus tunne tänaste jõulupühade ees. Käisin hommikul vara jalutamas, või no mitte vara, ma ärkasin kell 9. Mul oli äratuskell pandud täpselt kella 9 ja ma just mingi mõned minutid enne seda ärkasin. Olin juba nii-öelda pooleldi üleval. Ja kuigi ma mõtlesin küll, et ma jätan nüüd puhkepäevad siia pühade aega, et ma ei hakka kõndima minema, siis täna hommikul ma tundsin, et ma tahan minna. Et ma tahan seda hetke endale lihtsalt üksinda minna jalutada, mõelda, kuulata jõululaule. Ja siis ma kuulasin ja mul tulid lihtsalt niimoodi pisarad silma. Ma ei tea, ma tundsin järsku kõike seda tänutunnet enda sees. Ja neid ilusaid hetki, et ma nii väga kuidagi sulandusin sisse ja ma tundsin päriselt seda jõulutunnet. Aga nagu te nägite, siis hommikul me jagasime oma kingitusi. Meil ei olnud nagu mitte midagi selles mõttes kokku lepitud, kas me teeme või ma ei tee. Nii et see tuli lihtsalt mõlema poolt väikest viisi südamest. Muidugi Naalale ka, et siuke kodune jõuluhommik on meil siin täna olnud. Seega väga tore oli. Ja nüüd me oleme oma asjad kokku pakkinud, liigume autosse ja suundume ära linnast maale, sest et õiged jõulud on ikka maal. Ja ma olen väga tänulik, et meil on see koht, kus oma jõulu pidada. Ja kui me eelmisel aastal olime jõululaupäeval Erki pere juures, siis sellel aastal oleme jõululaupäeval minu pere juures, et kuna ka mu õepere on seal, et samamoodi neil oli eelmine aasta vastupidi. Et täna oleme kõik koos meie juures maal ja ma võtan teid endaga kaasa nii palju, kui ma saan teile näidata, nii palju, kui ma tunnen, et ma tahan näidata. Nii et me hakkame vaikselt liikuma, läheme teeme kiire poetiiru, kuigi ma üldse ei taha minna, aga midagi teha ei ole. Selles mõttes ma saan aru kõigist inimestest paratamatult jõululaupäeval enamik inimesi veel läheb ostma viimaseid asju ja meie lihtsalt tahame maale mingit söögipoolist osta veel omalt poolt juurde. Ja siis juba arvatavasti läheme kogu perega surnuaeda, peale mida saame juba liikuda maale, nii et kell saab kohe 12, hakkame minema. Kui sina seda videot näed, on juba pühad läbi, aga ma loodan, et sul olid väga mõnusad pühad. Nii et sa näed veel tagantjärgi meie pühasid ja ma võtan sind meiega kaasa. Nii et lähme ja hakkame pühasid tähistama. Maale jõudnud lõpuks peale linnatoimetusi. Oota, mis sa peilud seal? Ei piira lihtsalt. Kell on kohe varsti 3 saamas ja me vaikselt sätime
söögituba hubasemaks, jõulusemaks ja katame lauda. Ja liigume vaikselt õhtu suunas. Käib siin kiire tegutsemine. Pikka jõululina ei olnud, ehk siis olime leidlikud ja panime jõululina ja otsustusse panime 2 valget lina. Et kiire viimane liht, et sirgeks neid saada. Mis sul on käes? Paneme selle kuuse külge. Kuhu see tahab panna? No kuhu paneme? Pane riputa sinna. Pane siia, jah. Nii ägedad on need autod. Wow, said! Mega tubli. Saunas on käidud, vaikselt teeme ennast siin korda, appi peegel on nii puhas lihtsalt. Ja vaadake, need on need kõrvarõngad, mis Erki mulle hommikul kinkis. Väga ilusad. Et vaikselt tekib siuke ootuse tunne. Söök on ahjus. Muusika käib. Et väga hea on olla ja jääauku sain ka täna, aga ma ei filminud seda, sest mul ei olnud vastavat riietust seljas. Aga väga mõnus oli igatahes. Oota, lasta venekeelset luuletust, mis sa ennem lugesid. Olgu. Точка, вот глаза, нос и рот и голова. Kus sa õppisid vene keelt? Koolis. Essas klassis. Ja, essas klassis. Meeleolukat aastavahetust! Kas kõht on täis? Ütles jah, et ei jõua vanasele korterit õhtu tagasi. Oota, kus ta läks? Oota. Kus see läks? Vaatame, kus ta läheb. Tuleb sinna Halle poole. Kus ta läks? Vaata, koridori aknast ruttu, Otto. Sa ei näinud kedagi või? Ei, Jõuluvana või? ei. Mida? Jälle? Mina olen jõuluhoopis, mina olen. Seda kordi peab ütlema. Kui pikk kiri siin on. Jälle. Tere koduperele. Kogu perele. Kogu perele. Nii suur rõõm on jälle teie. Kogu perele. Nii suur rõõm on jälle teie perele kirjutada. Mäletan hästi, kuidas eelmisel aastal kogu detsembrikuu on Lapimaal olnud tohutult kiire ning töine, sest päkapikud ja jõuluvanad hoolitsevad selle eest, et toimetada kingikott iga pere juurde õigeks ajaks. Sellel aastal juhtus aga selline kurb lugu, et viiruste hooaeg on ka päkapikud ja jõuluvanad kätte saanud ning kogu meie kingituste ladu on täis tatiseid lappe, aurumasinaid ja teetasse, et saaksime end sel tihedal ajal tööl olles ravida. Vaatamata sellele, et meie jõuluvanadega oleme siin haigeks jäänud, ei saa laste kingid saamata jääda. Hoolige, armastage ja hoidke kogu oma pere ning olge terved. Häid jõule ja toredat aasta lõppu. Jõuluvana Herbert.
Точка, точка, вот глаза, носи, ротик, голова. Aga Hugo kõrvale. ja see on teie mõlema Hugo, oma mis ju. sina teed? Hugo! Mis sina teed? See oli sinu oma ka. Kuule Tõni. Kes see sul? Tõni. Lihtsalt pannud sulle kõik. Kellele? Mina. Sulle või? Anna Ottole. Nii. siis uued uisud. Sõitis päeva, sõitis 2, vaatas peeglist, ikka paks. Kuule, mitte vaata. Ai saa kell. Laula, tulen ka appi kõrvale või? Laula koos issiga. Tule. Laulge muidugi. No, Suure peavad kahvi. Tule siia, laulame koos. Langes, teed ja toad on paksus hanges, õu on unes, aed on unes, vaikus põllul valges jumes. Maga aga, valge maailm akna taga. Ma mõtlesin, et tuleb see vaka. ei jõua, ma pean. Martin! Jõuluvana näitas vahvust, proovis päris mitut rahvust. Смотришь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. А если смотришь на Европу, солнце светит прямо в жопу. Jälle Mona Lisa. jälle, ei ole küll saanud veel. Eile öösel ärkasin. Päkapiku aknal märkasin. Vaatas sisse, mis ma teen. Oli kohe õnneseen. Praegu mõtlesin Ai. mis asja? Emps, vaata. Kommid! Karukommid. Kõrrejook! Veel üks. Miks sa katki teed? vaata, mis siin on. Armsad Otto ja Hugo. Vana Herbert. Kes sa oled? Täna papaga suvel loomaaeda. Riia loomaaeda. Vaata, mis kindad. Papa traktor. Traktor ju. Ja vaata, mis see on. tere hommikust. Meil on pühapäev, 25. detsember. Ja ma olen esimene ülevalolija, kell on mingi 8:30, midagi sellist. Aga mul läks unitäeg ära. Mul oli üldse tunne, et ma ei saanud terve öö magada. Sest et magasime venna toas ja diivani peal ja ma ei tea, mu selg hakkas nii valutama seal. Siis seal oli palav. Siis mul hakkas pea valutama. Aga tegelikult ma eile õhtul enam ei filminudki, sellepärast et ma ei tea, ma ei tundunud ennast üldse enam hästi peale seda, kui me olime siis oma kingid kätte saanud. Ja mul hakkas juba natuke ennem pea valutama. Ja siis lõpuks, kui nad hakkasid mingit lauamängu mängima kõik, siis ma lihtsalt läksin diivani peale pikali. Ja ma ei tea, kurk läks nii valusaks ja külm oli. Ma ei tea, mis see siis oli, mis nagu juhtus. Ja siis ma jäingi diivani peal magama ja kuniks ma läksin ka ära voodisse. Et selles mõttes minu jaoks lõppes see jõuluõhtu nagu igavalt. Aga ei tea ja mis juhtus. Et lauamängust ja naermisest mina eile hilise õhtul enam osa ei saanud, aga sellegipoolest meil oli eile väga tore. Ja ma oma kingitust ei näidanudki teile. Aga seal oli selline kinkekomplekt, kus oli 2 veini, käsitööveini ja mingid juustud. Nii et siuke komplektika oli minul. Et
et väga tore oli selles mõttes eile ikkagi. Ma lihtsalt loodan, et ma nüüd päriselt haigeks ei jää, ma just kraadisin ennast. Ei olnud seal midagi, aga ma ei tea, mu silmad kuidagi nii läigivad ja mul on nagu siuke tunne, mul oleks siin kurgus nagu mingi suur mull, mis mind segab ja ma ei saagi aru. Nagu nina on ka läinud ööga veits tursesse. Aga ma tulin nüüd alla tuppa, võtsin tabletti, sest mu pea ikka valutab ja ma ei tea, vaatan natuke telekat ja äkki tuleb uni tagasi. Et natukene lihtsalt olen, aga ja ma ei tea, kaela magasin küll täna ära. Tere hommikust, Nala! Tere hommikust! Oi, mis sa leidsid kuuse alt kingituse või? Paar tundi on mööda läinud. Sain natuke veel magada ja nüüd on juba täitsa inimese tunne peal. Ma ei tea, millest see peavalu ja see nina kinnisus. Ma ei tea, see oli nii lämbe magada, aga praegult on okei ja õues on lihtsalt imeliselt ilus. Vaadake seda. Isegi see kaamera ei suuda nagu edasi anda, kui ilus see on, aga täiega. Ma lähen näitan teile ühte ägedamat vaadet. Vaadake, kui ilus. Teise korruse aknast on, mis mu käi nii veriseb. Aga nii mõnusalt härmas. Tere hommikust, Tommi! Tere hommikust! Vaadake, teiselt poolt on siuke. Nii ilus. Mul on siin üleval toas tudukotid. Üks on siin. Teine on seal. Ja siin ei ole õhku, et magada. Ja meil oli öösel väga palav. Aga hakkame virguma ja lähme teeme kohvi. Vaat, see on jõuluhommik. Emme pani puupliidi ka täna küdema. Sellel aastal esimest korda. Nii et täna saab siin tehtud putru. Kell on vahepeal saanud 1 päeval. Me oleme veel minu maakodus. Vaatsime natukene Heia jõulud tondikakul. Ja tegelikult on, mul tänane 5 tegemata. Aga ma nagu väga ei põdenud selle pärast. Ma mõtlesin, et jõulude ajal ma võin kindlasti mingit puhkepäeva seal lubada endale. Ja ma nagu tegelikult otseselt ei plaaninud täna minna. Aga kuna emme tahtis minna kõndima, siis tegelikult on nii ilus ilm, et me lähme ikkagi kõnnime natukene ja peale seda koju tagasi jõuan, siis hakkame juba sättima Erkima koju, sest et tänane jõuluistumine on meil seal, et tahaks valges kohale jõuda. Seega kõigepealt üks kiire kõnnikene, aga juba on hea meel, et ma tulin, sest päike on nii mõnus. Naltsu on ka siin, mul on siin siuke süsteem, et rihm on kõhu küljes. Oih, sa pissid. Ja niimoodi ma ei pea teda otseselt hoidma. Et see on iseenesest päris hea. Et mugav. Ja emme ja Tommi tulevad ka sealt järgi. Nii et väike jalutuskäik imeilusas looduses ootab meid ees. Emme, kuidas meeldib? Tõeliselt super ja mõnus. Nagu postkaardil oleks nii ilus. Ja tuleb osata nautida elu, nagu emme just ütles. Igast väiksest killukesest tuleb kinni kaarata. Just. Tip of the day. Mis on saadestud sinu teele. Nii ilus. Kohe jõuame jalutuskäigult koju tagasi. Nii mõnus on olnud. Lihtsalt seda looduse imetlemist on täna nii palju ja mul on hea meel, et me ikkagi tulime jalutama, et see ei jäänud ära, sest et nüüd on süüme piinade vabam õhtul jälle jõululauda istuda. Kodutee peal saab Nala lahti ka lasta, sest siin autosid ei sõida.
ja ta on nii õnnelik. nii mõnus jaotuskäik oli meil lihtsalt. aga nüüd jõuame tuppa tagasi ja ma ruttu ilmselt teen riietevahetuse kiirelt veits nägu korda ja saame juba minna. Päike hakkab ikka väga kiiresti kukkuma. ma lootsin, et täna on natuke kauem valge. aga see on jah veider, et mul nagu praegu ei ole enam mingit haisugi kurguvalust ega peavalust ega sellest ninatursast, mis mul eile õhtul ja täna hommikul oli. Sest mul hommikul nagu tõsimeeli tundsin, et äkki mul on palavik. Aga ei olnud. Ja ma ei tea, mis see oli. Kui nüüd on nii hea olla. Ja ei tea, võib-olla lihtsalt oligi mingi pingelangus. Selline mingi, ma ei tea, midagi igastahes oli, mis ei olnud väga hea. Naatsu, tule! Valisin tee, mis on lahti lükkamata. Jah, sina saad väga lihtsalt siit läbi või? Emme ja Tommi tulevad sealt tegelikult. Saame siin kokku. Autosse pakitud, oleme juba Võrus tegelikult. Erki läks ruttu koju, et mõned asjad haarata ja siis juba liigume Vassiliina suunas. Ja algab teine jõuluõhtu. Naala on ka mul siin taga. Tudu väsis jalutuskäigust nii ära. Just sõitsime linna ja vaatasin neid autosid, mis nagu kortermaja ees on ja mõtlesin, et nii kurb, et ma kujutan ette, et väga paljud inimesed ongi linnakorteris ja nende jaoks see tõenäoliselt ei ole kurb, on ju. Nad on nagu võib-olla sellega harjunud ja see on normaalsus, aga mina olen harjunud jõulude ajal olema maal, vahet ei ole nagu kus, aga maal. See on nüüd nii imelik mõelda, et nagu keegi on päris korteris, siis selline tunne oleks nagu kõik inimesed oleksid maal. See on sinule. Nüüd võta aru. Sina oma. Vaat ei teegi või? Aabi külmingu. Aitäh! Päris kana jala. Peep ja huulepalsam ja... Mis see on? Näomask või? Huulepalsam. Näomask või? Jaa, vist jah. Ja... Tere esmaspäeva hommik, 26. detsember. Väike lõunane jõulujalutuskäik. Jälle lihtsalt mingi imeline ilmake. Seal on. Nii mõnus sile jää. Ala on terve tee enda palli suus vedanud.
ja seda mitte maha jätnud. Vahepeal pidime puudest üle minema, siis ta jättis selle maha. Ja võtsin selle enda kätte ja siis ta ootas, kuni ma selle talle järgi tein. Innu. Lõunane metsajalutuskäik. Nii mõnus on siin metsas. Värske õhk, kitsehäljed. Ja kell on täpselt niimoodi, et päike hakkab seal uima 2 päeval. On ju Naltsu ilus. Selle palli muide me leidsime metsast. Et see on sinna kunagi teadmata põhjustel läinud. Nala, tule ära, ei lähe tee peale. Tule siia. Siia. Tule. Tubli. Lähme siit, jah. Ei. Siia. Kõnnime siin, ei lähe tee peale, jah. Nii ustavalt hoiab oma palli. Nii ühte nägu, nagu siga ja kägu. Kas tõesti juba pühad on läbi või? Appi! Kell on 4 õhtul kohe. Erki puhastab autot ja me suundume tagasi linna. Ma tahtsin teile natukene näidata, kuna me siin tegelikult paari päeva jooksul ei ole nii palju saanud teiega jutustada, kui ma oleks võib-olla tahtnud, sest et igal pool on olnud ikkagi nii mitmeid inimesi, et ma ei ole tahtnud niimoodi filmida. Siis ma mõtlesin, et ma teen teile väikese kokkuvõtte, näitan siis midagi, et võtame need pühad lihtsalt kuidagi kokku ja ma näen praegu lihtsalt nii kodukana välja. Kellelgi on aastavahetus juba. Ma näen nii kodukana välja, sest et tulime just maalt ja noh, pühade vibe on ju, oled lihtsalt mugavalt kodus. Aga ma vist rääkisin teile eile äkki, et minu maalt loosipakist ma sain käsitööveinid. Marust ma rääkisin. Siin on üks mustsõstra hõõgvein ja teine oli äkki õunakaramelli. Mingid sellised huvitavad. Juustud olid ka, aga need on mul maal külmkapis, aga ma usun, et millalgi tarbime need seal ära. Et seal on tõenäoliselt nendest rohkem rõõmu kui mul kodus, sest et me kodus väga niimoodi siukseid snäki õhtuid väga ei tee. Aga loosipakid siis, mis me eile saime, mul on siin ühes kotis mitu asja, nagu siin on Erki asju ka. Aga minu asjadest selline mingisugune, teagi kuidas ta nimetatakse, mingi küünlahoidik vist. Siin on siis 2 küünalt sees ja siin on toalõhnastaja. Kindlasti kulub ära. Ja siis oli minu pakis veel ka selline laualamp nagu, siuke huvitavam. Ma olen selle juba lahti teinud ja ma natukene tean. Aga põhimõtteliselt see on mingite erinevate värvikestega ja siuke mõnus lamp, ma ei tea, magamistuppe, et mulle sellised natuke valgust andvad asjad meeldivad. Ehk siis see. Ja see oli minu eilsest loosipakist kõik. Erkil olid veel sellised nurmetooted. Siin oli vist mingi seep, siis huulepalsam ja mingisugune näokreem, midagi sellist. Et selline meeste komplekt ja tal oli ka väike vana Tallinn. Nii et need olid meie loosipakkide sisud. Et tundub, et saime asju, mida tarbida, saime asju, mis jäävad lihtsalt iluasjadeks ja tore. Aga siis juhtus eile veel selline üllatus, et Sandra, ma ei tea, kes mäletab Sandrat, siis Sandra on minu kirjasõber, aga ta kirjutas mulle, et ta sõidab just Võru poole, kas ma olen kodus. Me ei olnud kodus, me olime Vastselinas ja ta viis ühe pakikese minu maakoju, ehk siis ma emsi kätte hoida ja me täna käisime sealt õhtu läbi ja seal oli selline pakikene ilusa kirjaga ja siin on, ma juba natuke avastasin, aga siin on kõigile perest midagi ja ma olen lihtsalt nii tänulik, et ta selle paki tegi. Ma ei oska selliseid asju üldse vastu võtta, sest et mulle ei meeldi olukorrad, kui keegi teeb mulle paki, aga mina nagu ei ole vastu teinud. Ehk siis see oli väga ootamatu ja tegi mu südame väga soojaks. Aga ma näitan teile, mis siin sees oli.
siin on siis jõuluvalik, meiega röstitud India pähklid. Siis siuksed Milka braunid, ma olen neid söönud ja need on väga head. Siis on muidugi ka meie Naalale midagi. Ta ei ole nendel jõuludel ühelgi päeval mitte millestki ilma jäänud. Et teda on hellitatud. Siis selline toalõhnastaja, mis ma ei ole nuustanud seda, aga see näeb nagu väga ilus välja, siuke sädelev. Ehk siis mul on nüüd 2 toalõhnastajat, aga väga head asjad on need. Et tihtipeale saavadki otsa ja siis ma unustan osta. Ja siis on üks väga-väga ilus küünal. Küünlad on mul lemmikud, te juba kõik teate. Nii hea lõhnaga ka. Siuke täiesti jõuluteemaline. Kusjuures see lõhn on täiesti midagi mu lapsepõlvest. Ma ei tea, mis see on, aga midagi väga-väga lapsepõlvest. Ja siis nii nunnu, terve suur pakk hommikuhelbeid. Sest ma vist mingi aeg enda videos rääkisin, et ma olen söönud ainult hommikuhelbeid viimasel ajal. Ja see on mingi maksipakk. Reaalselt, Sandra, kui palju sa arvad, et ma söön? Täiesti crazy ja hästi nunnu kirjake. Ma ei hakka seda ette lugema, aga väga-väga armas. Nii et suur-suur aitäh sulle, Sandra. Hindan seda väga. Nii armas. Aga minu pühade õhtu jätkub siin koduselt. Panin kõik asjad ära. Peseme pesu. Erki sugulane tõi meile väikse märki pühade toidule. Natukene vaheldust ja hakkame vaatama YouTube'i videosid, sest et uskumatu, kui paljudega ma maas olen, nii et ma juba ootan, et neid vaadata. Kell on vahepeal saanud 8:30, ma lõiksin Erki sugulasele juukseid ja olen vaadanud siin YouTube'i videosid, sest nagu ma ütlesin, ma olen nendega maas ja nüüd ma käisin ise pesus ära, panin pesu kuivama ja hakkan selle vlogi otsi siin kokku tõmbama, aga enne veel meil on avamata tegelikult 24. detsembri advendikalendri aknad, nii et teeme selle ära. Neid Erki tegi enda viimase akna lahti ära ja ta sai sellise snowmani. Tundub isegi päris hea. Mingi lumemees. Palun, häid jõule. Ja vaatame, mis siis minu kalendris on, kuidas see mind üllatab. Kõik tundub täpselt sama nagu kõik teised. Ei olegi midagi erilist. Jälle huulepulk. Jälle mingi buttergloss pruunis toonis. Teagi, brownie trip. Ukk. Ja ma teen Naala omaga lahti, aga Naala on meil siin nii väsinud sellest ringi trippimisest pühade ajal, nii et teda nagu väga ei huvita. Aga vaatame sellegi poolest, mis tal siin on. Ja sellised maiused. Nartsu vist täna ei taha neid väga. Ta on nii väsinud. Ühesõnaga siin sahtris on näha, kui palju ma neid huulepulkasid tegelikult sain. Kõik, mis on siin Nixi omad, kõik on seal kalendris saadud. Nii et väga-väga palju. Aga ma lõpetan selle video ära. See jääb ilmselt selle aasta viimaseks videoks, sest et nüüd tulevad tööpäevad peale ja siis on juba aasta lõpp ja ma tunnen, et ma sellest vlogimisest võtan ka väikese pausi, mis ei tähenda seda, et vlog ei tule, lihtsalt, et ma nüüd iganädalaselt enam kindlasti ei jõua midagi filmida. Et väike puhkus iseendale, aga selles mõttes see tähendab pigem siis seda, et ma olen Instas aktiivsem, kuna detsembrikuus ma tõesti Instasse postitasin tegelikult nii vähe, siis nüüd ma saan jälle sinna rohkem sisu toota, et lihtsalt mitmel rindel väga ei jõua ja täielik respekt kõikidele, mida sa teed. Päriselt või? Oh my god, miks sa need püksid sinna peale panid? Need on trussikutega õue ju. Davai, mine nüüd sõbra. Minu täielik respekt kõikidele, kes on detsembris vlogmassi teinud täiesti crazy. Ma ei tea, kuidas te igapäevaselt jõuate monteerida. Ma vaatasin, et nüüd mingi jõululaupäeval ja siis eile 25. tuli ka nii mitu videot ja ma just mõtlesin, et
appi nagu, kuidas te jõuate? Mul oli nagu nii kuidagi rahulik perekeskne aeg, et ma olin telefonis ka suht minimaalselt, et väga crazy, aga väga-väga tublid. Ma nüüd ei tea, mis content'i ja kui palju seda siia teile sai, väga kaootiliselt, aga ma isegi tundsin sellel korral, et nii vähe lihtsalt kaameraga rääkimist, et ei saanud teiega nii palju rääkida, aga mõni video lihtsalt on selline, et ei näegi ette, mis sellest saama hakkab, et ei ole nii planeeritud. Ja lisaks mu tervis ka, ma ei tea, eile ma rääkisin, mul nagu oli täiesti okei olla, mitte midagi enam ei olnud, mul ei olnud enam kurguvalu, peavalu, mitte midagi sellist. Ja siis eile õhtul, kui ma hakkasin magama minema, siis jälle tuli see kurguvalu ja täna hommikul ma hakkasin köhima ja nüüd ma nagu vahelduva eduga köhin ja kurk on täiega valus. Et ma ei tea, mis see on, kas ongi lihtsalt see pingelangus, et tegi keha nõrgaks, aga jätkame positiivsel lainel ja läheb asi paremaks. Et homme alustame jälle tööpäevadega, oleme mõned päevad aktiivsed ja varsti saan juba natuke aega ka puhkust nautida, aga ma loodan väga, et sul olid mõnusad pühad. Hästi tore oleks kuulda, mis te tegite, millised on teie jõulutraditsioonid, nii et kui te jaksate ja viitsite, siis jätke mulle alla kommentaaridesse natukene enda jõuludest muljeid, et mõni selle aasta parim jõulumõte, mis teid tabanud on, oleks nii tore kuulata. Et aitäh sulle, et sa minuga olid, aitäh, et sa veetsid need pühad koos minuga, et olge tublid ja kohtume juba järgmisel aastal. Tšau!